Nii, tervist. Nüüd kõigepealt ma tahaksin kommenteerida asutust ehk nii-öelda omanikku, kes siis tegeleb mõisapärandiga laiemalt ka Virumaal. Et sihtasutus Virumaa muuseumid oma kolme omaniku näol. Meil on siis riik, vald ja Rakvere linn on omanikud. Pidevalt meil on selline ühistöö ja pidev meelde tuletamine, et kuidas me peaksime olema igasugustes erinevates arenguprogrammides ja arengukavades märgatud ja mainitud, et vastasel juhul on hästi keerukas nii meil kui ka teistel arhitektuuripärandi omanikel siin maakonnas ja ilmselt ka laiemalt muidugi muudes maakondades on raske erinevatesse taotlusvoorudesse siseneda, kui kohalik omavalitsus ei ole märkinud, et neil on ka mõisapärandi ja kogu selle kaitse väga oluline. Mul trafaretne lause, mida ma armastan läbi aastate öelda, et on olnud perioode, kus kaitstakse pärandit inimese eest, aga meie kaitseme seda ikkagi inimese jaoks. Ja see muutus on aina märgatavam, kui tegeleda kogukonnaga lähemalt. Järgmisel slaidil te näete nüüd natukene meie sellist suurust, et me oleme Eesti muuseumide maastikul ja valdkonnas oleme siis üks suurimaid. Meil on kokku 35 hoonet ja rajatist ja nendest üle 20 on riikliku kaitse all kui mälestised, et seda on päris mastaapne hallata. Ja me tegeleme sellega just sellepärast ka, et kõik need inimesed, kes on meie ümber ja kellele me saame olla toeks, et nende inimestega meil on siis põhimõtteliselt märksa kergem neid tugistada ja nende tegevusi aidata siis ellu viia, mis puudutab loomulikult ka ümberkaudseid mõisaomanikke, kes saavad meie käest informatsiooni ja kes ka jagavad meile oma informatsiooni, et saaksime seda kultuurikihti natukene tihedamaks ja paksemaks. Et järgmist slaidi vaadates siis te näete ka meie seda nii-öelda haaret, mis hõlmab siis Virumaad, et siin on meie osad erinevad objektid peal. Ja tegelikkuses ongi see, et ümberkaudsete mõisate puhul vaatame järgmist slaidi ka, et meie üks suurimaid selliseid tähtobjekte, Palmse mõisa kompleks on nüüd täpselt selline objekt, mis läbi aastakümnete, kui Lahemaa loodi, nüüd siis aasta on meil ka juubeliaastat, 55 aastat tagasi juba, et mis oli see mõte siis, mis on olnud mõte vahepeal ja mis on mõte tulevikus, et need kihid omavahel sellise sibulana eristuksid ka, et ei tekiks omavahel väga läbipõimunult segaseid selliseid märke, mis puudutaksid siis kõikide nende hetkede kuvamist, et kui loodi Lahemaa, et kuidas ta on seotud kogu selle looduskaitsega, kuidas ta on seotud kultuuripärandi kaitsega ja mis maalt on tekkinud siis ka omal ajal topeltkaitse, et näiteks kunstipärand, mis seal mõisas oli, et kui 2002 loodi sihtasutus, siis oli tingimus, et need lähevad museaalideks, nad olid ka kunstimälestised ja siis tekkis sellest lõppkokkuvõttes selline topeltkaitse ja topeltkaitse selle mitterakendamine ja ühe kaitse lõpetamine oli ka siis suhteliselt võib-olla peaaegu et alguseks sellele, et kuidas nimekirjasid ümber hakata vaatama ja mismoodi see kõik hakkab käima. Lahemaa kui selline üldse on tohutult oluline selline märk, kuidas saab kirjeldada kogukondadega koostööd, et erinevad kogukonnad, et kohalikud inimesed, ka Balti-Saksa kogukond, kes siis põhimõtteliselt ikkagi külastab Eesti erinevaid kunagisi kodupaiku ja on uudishimulikud ja soovivad täpsemalt ikkagi teada, mismoodi see elu täna siin on. Et Lahemaa enda rahvas on meile ka hästi suureks abiks ja hästi südamelähedane, et nendel on
nendel on ka nii-öelda komplimenteerivalt alati võimalik tulla ilma mingisugust tasu küsimata meie sündmustele ja meie territooriumile pidama oma sündmusi või siis lihtsalt jalutama või külastama ja loomulikult näitusi vaatama. Ja see on selline kahesuunaline tee, et nemad aitavad ka meid, et informatsiooni, mis küladest tuleb, et kui me seda kogume, siis inimesed on väga õnnelikud, kui nad saavad sellest rääkida ja kui nad teavad, kus see siis talletatud saab. Ja järgmist slaidi vaadates näete meie ühte kaunitari veel, mis on meie vaates noh, ta on üle-eestiliselt ikkagi märgiline objekt ja ka sellest perioodist, kui ta loodi, et see on kõige põhjapoolsem ja kõige viimasena ehitatud linnus, mis siis oli sadama kaitseks ja piraatide kaitseks. Ja ta on selline eh, üksikult uinunud kaunitar seal mererannas ja temal on nüüd siis põhimõtteliselt noh, riikliku mälestisena on tal väga suur mälestusväärtus, eriti just selle tõttu, mis sõnumit ta kannab. Ja selle objekti puhul on meie ainukene murelaps ega kogukond iseenesest ka täpselt samamoodi mõtleb selle üle, et kas oleks mõistlik, et seal üks lähedane naaber on soovinud hoonestada selle Neeme tipus olevat oma krunti, aga see põhimõtteliselt natuke hakkab ahistama seda suurepärast mälestusväärtust ja üldse selle kandi eripära, et loodame, et mõistuse hääl tuleb tagasi. Võtame järgmise slaidi ette, et siin on erinevad sellised mõttekäigud, mida ma olen püüdnud siis ritta panna, et mis on meie ülesanne ja mis on omanike omavahelised sellised ülesanded. Ma üritan natuke suuremaks endal teha seda. Et küsimus just meile endale, et mis asi see arhitektuurimälestis või objekt siis on, et kas ta on eraomanduses, kas ta on muuseumi omanduses, et mis see sisutegevus seal on. Ja see kõik laieneb täpselt sellele, et mis on see algne mõtestatus, mida tahetakse selles objektis selle säilitamise juures nii-öelda edasi anda. Et noh, muuseum on ilmselgesti mõistetav, et muuseumis tehakse kõiki neid tegevusi, mis on muuseumi põhiülesanne, suuresti ka säilitamine ja loomulikult on meil tohutult suur au ja suur ülesanne ikkagi aidata ümbruskaudsete objektide sisu ka paksendada täpselt samamoodi, et kui inimesel on uurimise küsimus, et siis loodame alati, et meist on väga palju abi ja loomulikult muuseumis on kõige keerukam ülesanne see, et kui sa ei leia informatsiooni, aga vähemalt on võimalik siis suunata kuhugi, kus seda infot võib leida. Ja see ajaloo mõtestamine just ongi see, mida me siis peaksime koos kogukondadega rohkem tegema. Ja tegelikult on üks nüanss, mis on alati hästi selline kummastav, aga seda tuleb kogu aeg teha ja seda ei tohi ära unustada, et kui tutvustada või kirjeldada mingisugustel sündmustel erinevaid selliseid murekohti, rõõmukohti, kõiki neid asju, et siis ei saa mõelda, et sellest oleme juba rääkinud. Ja tegelikkuses on põhitõde on see, et seda tuleb teha pidevalt, järjekindlalt ja järjepidevalt, et kõikvõimalikel konverentsidel, kõikvõimalikel sellistel külaüritustel on alati hästi oluline, kui meie ajaloolased või meie teadjad inimesed räägivad sellest kõigest rohkemalt. Et see aitab siis seda detailsemalt kõike ka ära siduda ja siis põhimõtteliselt on ikkagi kõige olulisem olla pidevalt pildis ja olla pidevalt kohal. Et nüüd korraks järgmist slaidi vaadates, siis te näete ühte teist sellist meie kandi objekti Sagadi mõisa peahoonet. Noh, mõisakompleks on täpselt samamoodi nagu Palmsee üles ehitatud ja selle mõte oli ju ka tegelikkuses ikkagi need märgilised kohad siin Lahemaal ja Lääne-Virumaal
anda uuele elule ja tänaseks on sellest kohast saanud väga oluline metsamuuseumi näol väga oluline koht. Ja see fookussuund, millega selles kompleksis siis tegeldakse, on ka äärmiselt selge ja sellega antakse edasi siis seda sõnumit, mis me saame, mis me saame siis selle looduse poole pealt ja looduse kaitse ja selle temaatikaga tegeledes siis aina selgemaks. Võtame järgmise slaidi. Nüüd kõige suurem väljakutse on alati sõna nimega koostöö. Ja see on järjekordselt üks selline trafaretne väljend, et tihtipeale tehakse koostööd selliselt, et tullakse kokku, lepitakse kokku, et hakkame tegema koostööd, pannakse 7 punkti kirja ja siis minnakse täpselt sinna tagasi, kust tuldi. Aga see ühes suunas vaatamine on koostöö suurim võluvits ja kui seda ei leita ülesse, et siis see jääb lihtsalt koostööleppeks ja sealt ei pruugi mitte midagi tulla. Et konkreetsust leida, siis on alati konkreetselt ikkagi vaja ülesanded ära lahendada. Ja kui me siin valla ja linnaga istume ka erinevate arengukavade täitmisel, siis põhimõtteliselt on alati meie suur soov, et me kaasaksime ka erinevatest valdkonnagruppidest inimesi, kellel on mõtted, et kes päriselus seda kõike peaksid hakkama nii-öelda tegema. Ja selle tulemusena siin ongi ainuke võimalus, kuidas neid taristut arendada, korras hoida. Ja täpselt sama on selle samaga, mis Riin ennist mainis, et nüüd on ju võimalik energiatõhususe meetmes osaleda ka ajaloolisel hoonel, aga see kuskilt maalt, me oleme ise ka põrkunud ja meie koostööpartneritest osad eraomanikud on põrkunud ka sellega kokku, et see, ma olen siin natuke arrogantselt kirjutanud, et on rohetsunami, mitte ei ole rohepööre enam, aga lihtsalt teatud hindamisgrupid on võtnud ka ajaloolise hoone hindamisel miskipärast märkeks selle, et ei taheta tõsta ainult ühe klassi võrra seda taset, vaid pigem aetakse taga A-klassi ja meil mitmed hooned on tänu sellele sellest voorust välja jäänud, sellepärast et nad ei kvalifitseeru, aga neid ei olegi võimalik, kui kaasaegseid hooneid nii-öelda tõhusamaks pöörata. Ja täpselt sama oli meil ka, see on üks näide Rakvere linnast, kus me proovisime ühte hoonet kaugküttesse liita ja kogu see kalkulatsioon, et mismoodi see oleks võimalik olnud, siis põhimõtteliselt linnaga koos läbi rääkides selgus, et see on peaaegu et võimatu tänu mingisugustele tehnilistele probleemidele, millega tõttu seda lihtsalt teha ei saa. Võtame järgmise slaidi. Siin te näete nüüd ühte näidet, kus kogu piirkond oli suuresti mures, kui vaatasid seda Neeruti mõisa lagunemist ja hääbumist ja oodati pikisilmi, et midagi juhtuks. Ja siis tulemus on tänaseks ju näha, kuidas perekond, kes seda omab, on sellest teinud endale toreda ja kauni kodu ja neil on see mõte, et mismoodi see protsess nagu peaks nende elus välja nägema ja kuidas nad saaksid selle protsessi tulemusel siis looduga toetada ka kogu seda kompleksi, mida siis vaikselt suure armastusega ikkagi taastatakse ja hoitakse. Ja siin on ka, hästi palju kõlab ka läbi Eestis eramõisaomanike puhul see, et see on ikkagi meie kodu ja laiem avalikkus ei saa sellest teinekord aru, et miks ei saa me kultuuriväärtusega hoonesse sisse või miks me ei saa territooriumile ilma selleks nii-öelda viisakalt luba küsimata või siis kui öeldakse ei, siis seda pigem peetakse nagu halvaks noodiks. Aga kui see on inimese kodu, siis niimoodi paraku ongi. Ja Neeruti puhul muidugi
on hästi tore, see on tohutult populaarne, on selle mõisa külastamine, kui perekond on otsustanud teha sellise väga ütleme nii, eksklusiivsed hetked, kus lastakse siis ka majja sisse ja see on tohutult populaarne. Järgmine slaid, palun. Siin on nüüd üks riiklik mälestis, mis põhimõtteliselt on ka mälestus ja näiteks tegelikkuses on väga keeruline mõelda, et kuna Vinni elanikud väga loodaksid, et seal selles mõisahoones hakkaks mingisugune tegevus pihta, aga samas see ümbruskond ja kogu see ülejäänud kihistus, mis sinna on tekkinud läbi siis aastakümnete, paneb ikka väga tugevasti pead murdma, et mismoodi seda hoonet üldse elule äratada ja kas ta on loodud hääbuma või on siin üldse veel mingisugustki lootust või võimalust. Et pikka aega on ta ka olnud müügis ja põhimõtteliselt on ootusärevus suur, kuigi ilma mingisuguse sellise konkreetse ja põhjapaneva mõtteta on seda ootust väga raske täita. Järgmist slaidi vaadates siis järgmist slaidi veel ei ole tulnud. Nii, järgmist slaidi vaadates on siis ka näha siis põhimõtteliselt meie pärandi hulgas olevad objektid, mis on siis mõisamaastikel tihtipeale vägagi paljus näha. Osad romantiseerijad loomulikult armastavad sellist varemeparki nautida suurimal heal meelel, aga osad omanikud siis konkreetselt ikkagi ka teevad teatud samme ja näiteks seesama, siin on Andja mõisa üks väravapostidest ja siis ka Andja mõisa tuulik. Et ma suure kirega käin esimesel võimalusel alati sealt läbi ja vaatan, et kas kõik on veel püsti ja kõik on veel alles. Andja mõisa tuulikul on näiteks väga huvitav selline isikuline side uuel omanikul, ta hoolitseb selle eest võimalikult maksimaalselt, et see edasi ei laguneks. Ideed tal praegu ei ole, mis sinna tuleb, aga põhjus, miks sai soetatud selline suurepärane objekt oma perekonda, oli see, et kunagi minevikus hoopis ühes teises maakonnas oli perekonnal seos tuulikuga ja see juurdumine nüüd teise maakonda elama tulles, aga see soov tegeleda täpselt sellise sama tegevusega või mõttega, et tuulik on ikkagi meiega seotud, annab jõudu juurde ja loodame, et sellest tuleb lõpuks midagi toredat. Järgmisel slaidil te näete hästi olulist sellist infokildu, et ma ennist mainisin ka, et peab hästi palju tegema sellise teavitustegevusega tegelema ja andma edasi kogu seda informatsiooni, mis on juba olemas, mis on juba uuritud, millega tuleb edaspidi veel tegeleda ja tegelikult on see kõik läbi, meie kui muuseum, eks ole, meie üritame absoluutselt maksimaalselt minna läbi haridussüsteemi ikkagi sinna juurde, sellepärast et kust tulevad meie järgmised omanikud objektidele, on ikkagi koolisüsteemist. Kui sinna ei jõua see informatsioon, mis on meie ümber ja mis on meile oluline ja miks sellega tegeldakse, siis tekib lünk sisse ja ei ole võimalik isegi mingit huvi tekitada inimeses. Et näiteks see uuringute küsimus, siin on nüüd pildi peal, te näete ka Andja mõisa peahoone müürijäänused, aga siin on ilmselgesti näha mittetundlik pilk, ei saa aru, mis siin keskel on, aga kui inimene on natukene ajalugu ikkagi nuusutanud, siis siin on näha, et kuskilt on kasutusse tulnud keskaegne aknaraitdetail, mis annab jälle mõtte edasi, et võib-olla siin oli varasemalt ikkagi mingisugune arhailisem hoone ja sealt hakkab edasi juba uurimine, uudistamine ja selle tõe leidmine. Järgmisel slaidil te näete
ja paneme kohe ülejärgmise slaidi. Te näete nüüd informatsiooni hääbumist, et kui infot ei ole, siis kõik muutub anonüümseks, et see on üks suurepärane interjööripilt, mis on vahetult enne umsiidlungit siis tehtud ühes Tallinna korteris ja meil on äärmiselt palju tegelikult ikkagi seda ajaloolist materjali, mis lõpuks muutub selliseks, kui sellega ei tegeleta. Ja kes sellega peab tegelema, need inimesed, kes selle ümber täna elavad. Siis võtame järgmise slaidi, minutid hakkavad otsa saama. Et need on ka olulised küsimused, mida tegelikult peab endale pidevalt esitama. Ja kõige viimane küsimus ongi minu jaoks alati hästi oluline, et sellega tuleb alustada, sellega tuleb lõpetada, et kuidas olla ikkagi see koostöö alustaja, mitte lihtsalt sellest rääkija. Ja fotol te näete ka ilmestavalt siis, kuidas katust parandanud ehitaja hoiab pärandit ja kadunud suurmeister Leila Pärtelpoeg, temast on üks väga tore saade, mille nimi on Ma armastasin ilma peata lõvi ja meil oli konkreetne tagasiside mitteteadliku külastaja poolt, kellel ei olnud pärandiga nii suurt sidet, nagu meil siin kõigil praegu on, kes lihtsalt esitas tagasisideks küsimuse, et kas teil tõesti nii palju raha ei ole, et lõvi pea restaureerida. Et kui ta on sellisena meieni tulnud, siis me väärtustame, säilitame teda ikkagi sellisena, ise vaatamata sellele, et isegi ehitaja kaitseb hoopis teist lõvi. Ja järgmine slaid on minu tänusõna kuulamast ja nautimast siis minu mitteoskuslikku Zoomi kasutust täna. Aitäh! Aitäh, Viljar! Minu meelest oli see väga hea sissevaade sellesse, kuivõrd tegelikult olulist rolli mängib muuseum just selle pärandi säilitamisel teie näol, eks ole, kes te olete nii-öelda suurmaaomanikud, võiks öelda, aga ka tegelikult ju tutvustamisel ennekõike, et te täidate selles mõttes väga-väga olulist nagu lükka. Ja mitte ainult teie, vaid teised muuseumid samavõrra. Nii on. Ma loodan, et sa oled veel liinil ja pärast seda Anita ettekannet, et siis saame äkki veel asja edasi veidi arutada. Aitäh sulle praegu! Aitäh!